Tere tulemast kuulama konservatiivse kristlase saadet. Iganädalane vestlus usu, poliitika ja kultuuri teemadel. Teiega on täna Marko Müürisepp ja Hans-Kris Loime. Tere head kuulajad, konservatiivne kristlane on tagasi, 19. saade. Meil on täna jälle saatekülaline. Ja ennem kui läheme saatekülalise juurde, Marko, kuidas sul läinud nädal on? No hästi, see on olnud ju suur rõõmunädal, et pärast ülestõusmispühasid on selline nädal aega, kus on põhimõtteliselt üks bionädal olnud. Jeesus on tõusnud? Tõesti on üles tõusnud. Selge. Marko, tutvusta meile siis saatekülalist natukene. Ja meil on täna saates Helen Hääl, kes on perekonnaõiguse advokaadibüroost Concordia ja samamoodi pikaaegne perelepitaja. Ja me mõtlesime, et kuna meile tuli tellimus selline saade, et me rääkiksime alimentidest, meil tuli venekeelne fänn kirjutas meile ja siis võib-olla siis teemegi, et lähme kohe asja juurde, pärast räägime Helenist rohkem, aga et mis siis seis on selle alimentidega siin Eestis praegu? Jaa, okei. Aitäh kutsumast kõigepealt, et see on tõesti selline oluline teema, et asiga, millega ma igapäeva töös kokku puutun. Et esimese asjana siis klaariks ära selle, et meil täna ei ole sellist terminit enam kasutusel nagu alimendid, et me räägime elatisest, räägime lapse ülalpidamisest, et need alimendid jäid sinna nõukogude aega. Et tänane seadusandlus ikkagi räägib sellest, et lapsele tuleb maksta elatist. Küll aga, et elatis on selline asi, mida siis makstakse igakuiselt perioodilise maksetina rahas, aga ega lapse ülalpidamine ju ei pea olema ainult läbi elatise maksmise. Et eks me ju normaalsetes perekondades peame oma lapsi üleval vahetult, et see elatise maksmise temaatika tõusetub siis, kui vanem kas ei ela lapsega koos või ei osale lapse ülalpidamisel. Et siis peab ta maksma lapse ülalpidamist läbi elatise. Aga mis siis on, et kas siis makstakse nii-öelda nagu, kui üks osapool kulutab rohkem aega lapsega tegelemise peale, kas siis makstakse nii-öelda need tunnid kinni või? Ja mis hinnatasu alusel? Jaa, see on hea küsimus, et seda teemat saaks veel edasi aretada sinnamaani, et näiteks, et tõesti et kuidas näiteks arvestada neid töötunde, kui ema on haige lapsega kodus on ju, et siis ta ju ka kuidagi moodi võib-olla vähendab oma konkurentsivõimet tööturul ja et äkki tuleks sealt hüvitada üht koma teist. Aga kahjuks tänane seadusandlus seda ette ei näe. Küll aga see ajaline mõõde tõesti, et täna perekonnaseadus näeb selle ette, et kui võetakse arvesse elatise maksmise summas seda, kui palju aega vanem lapsega vahetult veedab. Ja seal on siis Justiitsministeerium on välja töötanud sellise elatiskalkulaatori, mis on tegelikult hästi nagu praktiline tööriist, et kui me räägime seadusjärgsest miinimumelatisest, küll aga seadusjärgne miinimumelatis suure tõenäosusega ei kata lapse kõiki põhivajadusi, aga see on selline lihtsam ja kiirem viis siis igakuist elatist saada. Ja selles kalkulaatoris on siis võimalik arvesse võtta siis neid päevi, mille laps veedab selle kohustatud vanemaga. Ja alates 7 tööpäevast kuus tekib siis selline elatise vähendamise mehhanism, ehk siis hakatakse arvestama, et mitu päeva kuus ületab 7 tööpäeva, siis selle võrra saab siis seda elatise summat vähendada. Ja see 7 ööpäeva kuus peab kokku tulema siis aasta lõikes nii-öelda keskmine. Aga kuidas siis üldse käibki, et mehel ja naisel on laps ja meie siin saates räägime, et mehel ja naisel on laps ja siis need lähevad lahku, ei ela enam koos. Et mismoodi siis, ja nendel laps, eks ole, laps vajab toitu ja sooja ja riideid ja võib-olla kooli ekskursioonide raha, mis küll nüüd on ära keelatud, aga et mismoodi see protsess tegelikult ideaalis peaks käima ja mismoodi ta käib siis vähem ideaalsetes situatsioonides? No ideaalis on ju see, et kuidas nüüd öelda, ma olen üle 20 aasta advokaat olnud, et mina ju neid peresid ei näe, kes ideaalselt asju lahendavad. Et üldiselt tulevad ju minu juurde need perekonnad, kes ei suuda seda ideaali mudelit rakendada, aga siiski sellistes hästi kasvatatud peredes peaks see käima ju nii, et kui vanemad lahku lähevad, et nad ei jõua kohtusse, et see, et last tuleb üleval pidada ka peale lahku minekut on ju elementaarne.
et saavutatakse kokkulepe, see isegi ei pea olema notariaalne ega kirjalik, vaid et lihtsalt, et lahku läinud vanem või lahku kolinud vanem toetab rahaliselt igakuiselt või siis vanemad lepivad kokku, milline on siis lapse nii-öelda kulutuste maht, on ju. Et mõnedes peredes näiteks avatakse eraldi pangakonto, kuhu mõlemad vanemad teevad mingisuguseid igakuiseid sissemakseid ja selle arvelt kaetakse laste kulud. Aga see eeldab head koostööd, head tahet, et mina kahjuks selliseid peresid olen väga vähe näinud oma praktikas. Et muus osas on see, et ega lapsele tuleks tagada vanemate lahkumineku järgselt sama elutasa, mis lapsel oli vanemate kooselu ajal. Loogiline, et lahkuminek ei tohiks kuidagi moodi mõjutada lapse nii-öelda siis igapäevaelu, et kui ta on käinud mingites trennides, huviringides, ta peaks saama jätkata seal käia ka peale vanemate lahkuminekut. Ja siis arutataksegi välja, milline on lapse igakuine püsikulu ja jaotatakse siis vanemate vahel ära. Et kas siis jaotatakse see võrdselt see kulu ära või kui vanemate sissetulekud on väga erinevad, et siis võib seda ka erinevas proportsioonis jaotada tegelikult. Aga see proportsioonis eraldi jaotamine, et kas see on siis nagu rohkem levinud või vähem levinud? Või see... No pigem vähem levinud, et see eeldab ka tegelikult sellist mahukat kohtuvaidlust, et üldjoontes ikkagi me lähtume sellest, et me arutame välja lapse igakuised püsikulud ja jagame need vanemate vahel siis võrdselt ära, et kui nüüd üks vanem ütleb, et tal ei ole majanduslikult võimalik samas mahus elatist anda, et siis peaks teine vanem seda suuremas mahus kandma. Aga see on jällegi keeruline, et kõigepealt me vaidleme selle üle, et millised on lapse igakuised vajalikud püsikulud. Reeglina vastuväide tuleb kohustatud isiku poolt, et laps ei vaja seda, teist või kolmandat või et lapse kulud on ülepaisutatud. Ja pahatihti me näeme ka seda olukorda, kus siis see kohustatud vanem hakkab oma sissetulekuid kas siis varjama või kunstlikult vähendama, et tihti näha, et elatise hagimenetluse tagajärjel paljud, ütleme siis, vanemad muutuvad näiteks töötuks. Aga teistpidi võib seda vaadata seda, et kas siis, kui oletame, et siis laps jäi emaga elama ja laps käis enne siis selles suusatrennis ja see ema ei käinud suusatrennis ja nüüd on siis selline lugu, et kas siis selle ema suusakombinatsiooni ost on ka lapse ülalpidamiskulu või mitte? Kui ema peab käima koos lapsega edasi suusatrennis? Provokatiivne küsimus. Ema varustus ja ema kulud jäävad ikkagi ema kuludeks, on ju? Kui ema ütleb, et tal ei ole vaja, et ta ei saagi lapsega minna seal trenni, ei saa last trenni viiest, tal ei ole seda suusajopet ja siis laps peaks nagu trenni pooleli jätma, siis ütleb, et võib-olla isa siis peaks sellele emale ka ostma sellele suusajope. Jaa, aga alternatiiv on see, et isa hakkab lapsega trennis käima, kui ta ei soovi panustada. Et ega siis tegelikult see vanemate lahkuminek ju ei tähenda seda, et nüüd ema jääbki neid lapsi üksi kasvatama, on ju. Et lisaks selle elatisele on meil ka see suhtlusõigus ja hooldusõigus, et need on ka need sellised õigused, mis ju tegelikult ära ei kao, et ega vanemate lahkuminek ei tähenda, et üks vanem siis enam ei osale lapse elus. Et lihtsalt see on see paratamatus ja ideaalne on ju see, et laps säilitab mõlema vanemaga sama head ja lähedased suhted, nagu nendel varem oli, on ju, et on siis selline läbi suhtlusõiguse temaatika, et lapsel on õigus suhelda mõlema vanemaga. Sa kuuled saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristlikku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni. Me toome siin kirikuisad 1000 aastat tagasi või kui me analüüsime nende mõtteid, siis seal on vanasti nii, et seal on öeldud, et abikaasa ehk siis nagu mees peaks seda perekonda materiaalsete vahenditega toetama, sest see on kristliku armastuse ja vastutuse küsimus. Ja kirikuisad rõhutasid veel, et mehe moraalset ja loomulikku kohustust oma kõiki lapsi ülal pidada. Ja kusjuures nad ütlesid mitte nagu, see on kohe selgelt välja toodud ka vallas lapsi, et need, mis on, ja just see, et kui nad seda ei teeks, siis nad nagu aitaksid nagu tegelikult patule veel rohkem kaasa, et see on selline kirikuisade vaade siit. Ja see tulenes kohustust tulenes loomulikust õigusest ehk kristlikust armastusest ja vajadusest kaitsta last suuremate pattude eest. Et see on nagu üks vaade sellele, et aga ikkagi, mis siis peaks tegema, et oletame, et siis see vastaspool ei ole nii kristlane, nagu meie siin saates loodame, et inimesed oleksid. Mis siis need esimesed sammud on? Kuidas need sammud peaksid käima, et kui nad ikkagi ei jõua kokkuleppele?
no mina ise kutselise perelepitajana kindlasti nagu olen seda meelt, et see kohtusse minek oleks viimane kõik. Et proovida ikkagi läbi mingi vahendusteenuse, lepituse. Et see perelepitus on, ma arvan, selleks väga hea mehhanism, et veel kord, et võib-olla see perelepitus on natukene tõlkes kaduma läinud termin, et tavaliselt kui ütled, et lähme perelepitusse, siis kiputakse ütlema, et ei, et selle lolliga ma leppida ei taha, on ju. Et tegelikult see family mediation, nagu ta on, või mediatsioon saksa keelest tulenevalt, et on ikkagi nagu konflikti vahendusteenus, on ju, et see lepitaja ei taha, et nüüd leppige ära, kolige kokku tagasi, on ju. Vaid lepitaja proovib ikkagi lahkumineku järgselt aidata pooltel saavutada mõistlikke kokkuleppeid, et mitte kohtusse minna, et ma arvan, see on kindlasti hea samm ja meil Eestis on nüüd ka see süsteem riiklikku tuge saanud, et ka praegu siis hoolduse ja suhtlusõiguse vaidlustes ikkagi vanemad suunatakse eelkõige lepitusse ja siis alles kohtusse. Et ma arvan, et see on nagu kindlasti üks viis, kus neid asju lahendada ja arutada. Ja no algus võib-olla tõesti on see emotsionaalne nendel, aga lõppkokkuvõttes ju mõlemad vanemad armastavad oma lapsi, oma last ja noh, nad lihtsalt algus on mingid egod tulevad seal mängu, et kuidas nagu... Jah, ma arvan, et see on kindlasti väga õige, et sa selle välja tõid, et see pigem ma näen ka oma töös, et see on selline võib-olla mingi egode põrkumine, et tihti unustatakse ära, on ju see, et kui me vaatame, et kui vanemad elasid koos, et lapsel olid tagatud mingisugusedki hüved, et kuidas siis peaks laps kannatama või miks peaks laps nagu nendest hüvedest loobuma, et tihti need kohustatud vanemad, just võib-olla isad, siis kui me vaatame nagu statistilist keskmist, siis ikkagi laps pigem jääb elama emaga ja isa on see, kes elatist maksab, siis hakkavad arvutama, et teiega laps ju ei söögi nii palju. Aga ema käib juuksuris iga kuu ja mina seda kinni ei taha maksta ja et hästi palju tuleb neid vastuargumente, et justkui miks peaks hakkama vähendama seda summat, on ju. Et sellepärast ongi nagu see seadusjärgne perekonnaseadusest tulenev nagu miinimum, on ju, mis siis peab olema tagatud, et see põhineb mingitel sotsiaalsetel uuringutel, kust on siis nagu välja arvutatud, et milline on see lapse igakuine püsivajadus, nagu minimaalne püsivajadus. Mis see minimaalne summas siis on praegu? Seda indekseeritakse igal aastal 1. aprillist, et praegu just ongi meil aprillikuu ja see minimaalne elatise summa on umbes 318 eurot. Ühe lapse kohta? Lapse kohta praegu, jah, veidi sente peale. Aga siis see kehtib ühtemoodi, et kas sa elad nagu Pirital või sa elad siis Võrus või? Sa kuuled saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristlikku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni. Summa selle võrra ka muutub. Et see summa hakkab ikkagi muutuma siis? Summa hakkab ka muutuma, aga mitte nagu nii suures proportsioonis, nagu võiks eeldada. Ja teine asi, et kui see laps veedab siis ütleme rohkem kui 7 päeva kuus kohustatud vanemaga, et siis see summa ka väheneb iga päevaga. Kes see kohustatud vanem on? See, kes peab elatist maksma, on kohustatud vanem. Et üks peab nagu teisele maksma? Jah. Just. No tegelikult nõudjaks on laps, et see on ka oluline ära mainida, et elatise nõudes on see nõudja pooleks on laps, aga see vanem, kes lapsega koos elab, on siis lapse seaduslik esindaja. Aga kohustatud on see vanem maksma, kes igapäevaselt lapse ülalpidamisse ei panusta või vahetut ülalpidamist ei anna, ehk siis lahus elav vanem. Kui ma esimest korda nägin lahku kolinud paari, no siis ma olin palju noorem ja see on 10 aastat möödas, siis seal nemad tegid niimoodi, et nende oli see maja, kus nad elanud olid, siis oli nii, et korda mööda 2 nädalat elas mees seal majas ja 2 nädalat elas isa seal majas ja 2 nädalat elas ema seal majas, et kui palju selliseid lahendusi tänapäeval on? Jah, selle nimi on linnupesa meetod, et seda on kasutatud, mu enda kliendid on seda kasutanud, me oleme proovinud seda, aga see on ikkagi selline ajutine meetod. Et see saab toimida siis, kui ei ole uusi kaaslasi, ei ole uute kaaslastega uusi lapsi, et see tähendab ju seda, see vanem peab pidevalt kolima, et kui tal on võtame uus kaaslane või lapsed uue kaaslasega, siis peab kogu see perendus nii-öelda kaasa kolima ühest kodust teise. Et see tekitab palju konflikte ja see saab toimida ainult selle hetkeni ju, kui see eluase on siis ühisomandis on ju, et või kui nendel on ühised kasvatusmeetodid või neil on ühine distsipliin on ju, et see on viinud tihti selleni, et see vanem, kes sisse kolib, peab seal 2 nädalat seal elanud vanema järel koristama on ju, ja pesu pesema ja
et see tekitab pingeid, et see võiks toimida tõesti nagu väga hea läbisaamise puhul, aga ma ütlen veel kord, et need väga hästi läbi saavad vanemad kahjuks ei satu minu kabinetti. Aga teistpidi on nüüd jälle nii, et ma olen siin ka kuulnud, et osadel on niimoodi, et laps elab nagu 2 nädalat ühe juures, siis elab 2 nädalat teise juures, siis nad ostavad endale majad umbes samasse, ma ei tea, rajooni, et oleks seal kõrvuti saaks koolis või lähedalt saaks koolis käia, et kui palju neid, kuidas see on, kui palju selliseid juhtumeid on? On ja seda on tegelikult rõõm näha, kui sellised juhtumid on, et see näitab, et vanemad mõtlevad just lapse huvidest lähtuvalt. Et see on hästi rõõmustav on näha sellised juhtumid ka. Aga kuidas sellega on, et kui üks vanem näiteks läheb reisib ära, ütleme, et väldib seda täielikult, kuidas siis on? Seda vanemat ju näiteks teisest riigist tagasi ei too teda maksma. Jah, just täpselt. Mis nendest saab? Mis nendest saab, jah? Kui vanem reisib ära teise riiki ja kolib ära Eestist. Ütleme, et väldib seda asja, ütleme niimoodi, et ei anna ennast näole, ükskõik siis kaevatakse juba kohtusse, rakendatakse kõik. Ma saan küsimusest aru, et jah, tegelikult see on võib-olla komplitseeritud, et see oleneb natuke ka sellest, kuhu riiki ta kolib, on ju. Et kui me oleme Euroopa Liidu siseselt, siis see kohtuotsuste täitmine on veidikene lihtsam. Aga kui me räägime kolmandatest riikidest, et siis ma olen kokku puutunud, et seal see kohtutäiturite ja täitemenetluse süsteem ei ole päris nii arenenud nagu Eestis on ju, või Euroopa riikides. Aga ma ütleks ikkagi, et siis jah, tõsi on see, et seda raha ei pruugi kätte saada, aga teisalt see võlg ju jääb. Et see kohtuotsus jääb täitmata, see võlg jääb nii-öelda ikkagi kogunema ja kogunema. Aga see aeguva see võlg või? Ei, et selle aegumine on ikkagi väga pikaaegne ja need nõuded ei aegu niimoodi, et nagu tavalised võlaõiguslikud nõuded. Aga ma tahan öelda seda, et ma olen väga palju näinud oma klientide puhul, et nad ütlevad, et ma ei hakka üldse elatist nõudma, et sealt niikuinii midagi ei saa või et niikuinii kätte ei saa, on ju, et ma olen alati seda julgustanud, et aga esitage see nõue. Esitage see nõue isegi, kui sealt seda raha ei tule, et see on tegelikult selle lapse kaitseks esitatud. Sa kuulad saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristliku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni. Et tuleb siis lapsevanem, kes võib-olla ei ole osalenud lapse elus ja on sattunud hätta, võib-olla hooldekodusse, võib-olla mis iganes tervisehätta, ja tuleb oma täiskasvanud lapselt elatist nõudma, et siis tegelikult see kohtuotsus, millega on elatis välja mõistetud, aga mille alusel ei ole elatist makstud, võib päästa selle lapse sellest, et ta ei pea oma vanemad üleval pidama, kes tema ülalpidamiskohustust rikkus ja tema hooletusse jättis. Selge, aga võib-olla mingisuguse positiivsema noodiga võiks asja kokku tõmmata, et ütle siis, mis siis positiivne noot siin et on? Mis on positiivne? No elatisega, et kas on midagi positiivset ka siin kuskil? Ikkagi osa maksavad ju. Jaa, kindlasti maksavad muidugi, aga ma räägin, et ma ju ei näe neid, kes neid asju lahendavad nagu niimoodi sõbralikult ja kokkuleppel, et aga muidugi maksavad, et ma arvan, et see olukord ei ole nii tröstitu, eks ju, et aga kurb on muidugi näha, et seda elatise ütleme, kui see on see ema, kes on jäänud lapsega üksinda, et tal ei ole selle elatise kättesaamine ikkagi nii lihtne, kui see võiks olla, et see võiks olla veidikene lihtsam, nagu ka kohtu kaudu see elatis kätte saada. Et maksmata automaks võetakse kiiremini inimese kontolt maha kui maksmata elatis? Jah, kahjuks küll. Riik küll toetab, riik küll annab elatisabi, aga see summa on ikkagi nagu väike ja lühiajaline, et paraku on jah niimoodi, et võiks nagu rohkem võib-olla riigi poolt seda... See on positiivsem, Marko. Ja ütleme siis veel piibli sõnadega 1. Timoteus 5.8, et kui aga keegi omast ja kõige lähedasemate eest ei hoolitse, siis see on salanud ära usu ja on halvem kui uskmatu. Nii et teate, kui te ei taha olla halvem kui uskmatu, siis ikkagi hoolitsege oma laste ja siis lapsed hoolitsevad pärast hiljem teie eest, et see on ka üks selline võimalus. Ka põhiseaduses on ju see selgelt kirjas, et tegelikult oma abivajajate pereliikmete eest hoolitseb eelkõige perekond ise, on ju, et riik ja kohalik omavalitsus tulevad siis appi, kui perekonda ei ole ja minu meelest on nagu hästi oluline just see kristliku kasvatuse seisukohast, et kui me kasvatame oma lapsi õigesti, siis meie lapsed loomu poolest aitavad meid, kui me vanad oleme, et siin ei ole küsimust, et ma pean minema kohtu kaudu nõudma, et mu laps mind toetaks, et hästi kasvatatud peredes tehakse seda loomupäraselt ja suure rõõmuga.
väga hea. Aga no, meil on üks komme, me küsime oma saatekülalistelt selliseid küsimusi, mis mõõdavad nende konservatiivsuse ja liberaalsuse mõõdet vastavalt Postimehe hääleandjale ja siis nende parempoolsuse ja vasakpoolsuse mõõdet ja noh, ideaalis oleks kiired vastused ja noh, kui tahad muidugi põhjendada oma vastust, siis sa võid põhjendada, aga me teeksime. Aga võib vastata ei ja. Ja võib öelda, et noh, ei ole, ja siis võib ka vastata seda, et see ei ole minu jaoks oluline või et pigem jah või pigem ei ja nii võib ka vastata. Ehk siis, kas homopaaridel peaks olema õigus lapsi adopteerida? No kristlik konservatiivina pean ma ju vastama ei. Okei. Kas abielu peaks olema ainult mehe ja naise vahel? Jah. Kas transsoolist õigused on teema, millega riik peaks rohkem tegelema? Ei. Kas Eesti peaks piirama sisserännet kultuuriliselt väga erinevatest riikidest? Jah. Kas sündimuse tõstmiseks peaks riik tegema rohkem meetmeid? Jah. Kas sõnavabadust peaks piirama, kui see riivab kellegi tundeid? See on keerulisem küsimus, see sõnavabaduse piiramise küsimus, et see peab olema kaitstud, aga selle piiramine on ikkagi, sõnavabadus on põhiseaduslik õigus, et selle piiramisele peab olema väga ettevaatlik ja konservatiivne. Väga hea. No nüüd on meil üks eriti hea küsimus, et kas on õige, kui naine seab karjääri, pere ja laste kasvatamisest ettepoole? Leidsid nüüd küll õige inimese, kellelt seda küsida. No, ma ei vasta, mul tekib sellele vastamisel huvide konflikt. Olgu väga hea, selge, väga hästi, aga selles suhtes, et mõned sinu klientidest, eks ole, on vastupidi teinud, et mõned nendest emadest on ju seadnud tegelikult pere ja laste kasvatamise ettepoole ja noh, neid ei tohiks, meie arvates ei tohiks neid karistada selle eest. Jah, neid ei karistata selle eest, aga seda, kui nad on oma karjääri loovutanud laste ja pere nimel, selle eest ka ei premeerita neid kahjuks. Et eriti nagu perekondades, kus ütleme on vaba abielu näiteks, et seal kahjuks need naised on üsna kaitseta tänase seadusandluse silmis. Ja, sellega me oleme nõus. Nii. Siis läheme küsime, et kas rikkad peaksid rohkem makse maksma? Protsentuaalselt? Nad maksavadki rohkem makse. Okei. Nii, et aga ei ole peaksid rikastel peaks olema 38% ja vaestel 15%. Ei. Kas ettevõtted peaksid rohkem makse maksma? Ei. Kas riik peaks päästma raskustesse sattunud firmasid? Ei. Kas riigile kuuluvaid asju peaks rohkem erastama? Jaa. Kas inimesed peaksid ise rohkem oma pensioni eest vastutama? Jaa. Kas riiklik alampalk on vajalik? Jah. Väga hea. Kas vajaduskasvu ja töökohti võib toetada ka keskkonna arvelt? Ei. Väga hea. Mulle meeldivad, meil on nagu üle pika aja meil korralik külaline. Ei jaa vastustega ilus. Ei jaa ja hakkasin pikalt keerutama. Jah, on olnud meil saatekülalisi, kes vastavad väga põhjalikult, et ei saa aru, kas on ei või on jaa. Aga võib-olla see viitab sellele, et minust ei saa kunagi hea poliitikud. No seda me tahtsimegi just öelda, need on olnud just mida pikema ajalisem poliitik, seda nagu ujuvam vastus on. Aga väga ilusasti vastatud, pole midagi öelda. Kas sa soovid ise veel midagi öelda, midagi reklaamida või midagi taolist? Ei soovi, ma tahan ikka, loodan, et meie eestlased ikka liiguvad ikka selles suunas rohkem, et me mõistame, et lapsed on meie kuldvara ja lahkuminek või mitte, et meie õigused ja kohustused laste ees ei tule abielust, ei tulene kooselust, vaid tulenevad põlvnemisest. Ja ma loodan lihtsalt, et me hindaksime rohkem seda põlvkondade vahelist sidet ja armastaksime üksteist rohkem. Oi, see on nii ilus, sellele ma ei oska isegi midagi rohkem. Ma arvan, ärme rikku seda ära ja tõmbame siit kokku või tahad veel öelda, mis meid ootab järgmine nädal ees? Järgmine nädal ootab meid ees energia kui kõige alus. Järgmine nädal hakkame rääkima igasugustest energiatest, no tegelikult hakkame rääkima pigem sellist elektrienergiast ja muudest sellistest energiatest, aga kes teab, võib-olla tuleb ka muud energiat. Ja siis tähtsal 8. ja 9. mai nädalal tuleb meil rahvuslaste juht Tarmo Kruusimägi siia ja räägime sellest, et mida siis ikkagi teise maailmasõja lõpp tähendas eestlastele, et kuidas peaksime sellesse suhtuma. Ja pärast seda juba siis mai 2. nädalal tuleb meil rääkima olümpiavõitja Allar Levandi spordipolitiseeritusest ja siis on meil enne viimased 2 saadet, eelviimane saade on meil ettevõtlusest, ehk siis hoidke vaim valmis, et kes tahab oma ettevõtlusega alustada, siis me teeme sellise väikse sissejuhatava saate ja siis hooaeg lõpeb ära mai lõpus ja veel kord aitäh, Helen Hääl! Ja aitäh kutsumast! Väga oluline vajalik teema, mis vajab sellist avalikku diskussiooni.
ja kui te soovite, kuna see oli meil siis nii-öelda soovisaade, kui te soovite teistsuguseid soovisaateid, siis kirjutage meile ja see teema tuleb siis sügisel arutelule. Aitäh! aitäh! Sa kuulad saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristlikku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni.